Täna toome teieni väga südantsoojendava loo. See on Rafaeli lugu. Ta oli vaid 2,5-aastane, kui ta toodi siia Petah Tikvasse, Schneideri lastehaiglasse, haruldase südamehaigusega. Ja ta elas siin intensiivravi osakonnas 9 kuud, oodates südame siirdamist. Meie väike tüdruk nimega Saba kaotas kahjuks oma elu, kui ta oli vaid 6-aastane. Ja tema perekond otsustas annetada Rafaelile Saba südame. Räägi meile natuke Rafaelist ja tema juhtumist. Tegelikult kohtusime Rafaeliga siis, kui ta oli veel imik. Tal oli kaasasündinud südamerike, mida me parandasime operatsiooni ja kateeterdamisega, kuid tema südamefunktsioon halvenes ning ta sattus mitu korda uuesti haiglasse, et saada veenisiseseid ravimeid südame toetamiseks. Aga lõpuks umbes aasta tagasi ta hospitaliseeriti. Tal oli väljendunud südamepuudulikkus, ta ei söönud, ta ei võtnud kaalus juurde, ta oli kahvatum, ta oksendas ja me ühendasime ta ECMG aparaadiga ning mõne päeva pärast Berliini südamega, mis on kunstsüda ja väikestel beebidel asub see tegelikult kehast väljaspool. Ja ta ootas peaaegu 9 kuud südameannetust, mis toimus, nagu te ütlesite, umbes 3 kuud tagasi ja sellest ajast alates läheb tal üsna hästi. Siin näeme masinat väikese Jumani küljes töötamas, kes on 2,5-aastane ning põeb sama haigust, mis Rafaelil on. Ta on selles haiglas südant oodanud sellest ajast peale, kui ta oli vaid 11-kuune. Berliini süda on mehaaniline südamepump, mis võtab ajutiselt üle südamepuudulikkuses oleva südametöö, hoides selliseid lapsi nagu Juman ja Rafael elus, kuni nad ootavad südame siirdamist. Ja algus ei olnud raske. Alguses oli tal raske. Ta ei saanud aru, miks oli toru tema külge ja kohvri külge ühendatud. Ja ta pidi igale poole selle kohvriga minema. Aga aegamisi sai ta aru, et tegelikult kaitses see tema südant ja nad ootasid südame siirdamist. Ta kallistas seda, mässis selle ümber. Ta sai tõesti aru, et see tegelikult kaitses teda. Kui ta magama läks, pidi ta selle iga kord laadija külge ühendama. Ja kui ta ringi kõndis, oli sellel aku, mis kestis 3 tundi. Nii et ta ütles mulle, ema, mul on vaja uut akut, ma pean seda laadima. Kui ta magama läks, küsis ta minult. Ema, kas sa ühendasid selle laadijasse? Ta oli sellest tõesti teadlik ja kontrollis pidevalt, et kõik oleks korras, et see ei piiksuks. Ma olin alati selle juures, kontrollides, et kõik oleks korras. Kui me vaatame Rafaeli peale, kui suur on erinevus selle lapse puhul nüüd, võrreldes operatsiooni eelse ja järgse ajaga? Okei, väga hea küsimus. Erinevus võrreldes ajaga enne kunstsüdant on väga suur. Tal oli vedelikust tingitud südamepuudulikkus. Ta ei söönud, ta oksendas, ta oli kahvatu, ta ei suutnud voodistki välja tulla. Ja kui ta oli Berlin Hearti implanteerimisest taastunud, muutus ta tugevamaks, muutus liikuvamaks. Ta sai oma jõu tagasi, ta kasvas pikemaks, ta muutus suuremaks, tema isu tuli tagasi. Ja me saime teada, et ta on väga armas, rõõmsameelne, tore poiss, väga tark, väga intelligentne. Räägib kõigiga, väga jutukas, väga suhtlemisaldis. Ma hoolin. Kõik. Temas on palju muutunud. Ta on aktiivne laps. Ta tahab äkki tasa teha kogu selle aja, mis ta veetis masinaga ühendatult. Ta tahab äkki hullata, teha igasuguseid asju, mida ta ei saanud teha ja hüpata. Ta on lihtsalt aktiivne laps. On näha, et äkki on tema elujõud ja rõõm tagasi tulnud. Kas tänu tänapäeva meditsiinile saavad nüüd lapsed nagu Rafael võimaluse uuesti elada? Jah, kindlasti. See südameaparaadi mudel, Berlin Heart on kõige uuem mudel. Vana mudel oli suurem ja sellel polnud peaaegu üldse aku kestvust. Sellel on paar tundi aku kestvust ja see võimaldab lapsel ringi liikuda, taastuda, jõudu koguda, teha füsioteraapiat. Nii et kindlasti on kõik seotud tehnoloogiaga. Ja Rafaeli perekonna jaoks on just see tehnoloogia andnud sellele väikesele poisile tema elu tagasi. Mõni päev pärast haiglast koju saamist läksime kõigepealt loomaaeda. Me ei suutnud seda ära oodata. Me tahtsime nii väga tema unistuse täide viia, sest ta soovis nii väga loomi näha. See oli väga põnev. Ühe pere tragöödia sai teise pere lootuseks, kui 6-aastane Saba Kfar Kasemist kaotas oma elu. Ta oli koos isaga ja õega tööreisil ning lühikesel puhkusel Eilatis. Ühel päeval naeris ta ja nautis end promenaadil, kuid järgmisel päeval muutus kõik.
kui isa läks teda äratama, ei reageerinud ta enam. Ta toimetati helikopteriga Soroka meditsiinikeskusesse, kus arstid avastasid, et tema ajus oleva veeni kaasasündinud nõrk koht oli lõhkenud, põhjustades katastroofilise verejooksu. 2 päeva hiljem kuulutati ta surnuks. Kui tema perelt küsiti, kas nad oleksid nõus tema organeid annetama, ütlesid nad kohe jah. kui ma neid esimest korda nägin, oli see kui ma neid esimest korda nägin, kallistasin ma ema. Ma olin nii täis tunnustust, tänulikkust ja imetlust. Ma ei suuda lõpetada nende tänamist. Ma lihtsalt ei suuda. Ükskõik, mida me neile anname, sellest ei piisa kunagi. Mingil määral tunnen end sellepärast ebamugavalt, sest lõppude lõpuks kaotasid nad kõige kallima asja oma elus.